Tere! Me räägime Erika Loorentsiga, kes on üks Eesti parimaid masinõppe ja tehisintellekti spetsialiste. Ja me räägime siis sellest, mida masinõppega teha saab, mida ei saa. Ja äkki alustame kõigest sellest siis, et oskad sa öelda, et mis faasis täna need masinõppesüsteemid on, kui head nad on tänaseks päevaks? Tänapäeval masinad suudavad juba otsuseid teha üsna hea täpsusega. Ma julgen ütelda, et tõenäosusega 87% on juba võimalik masinaga otsustada. Jah, see ei ole 100%, aga see protsent on väga kõrge. Ja siin on ka probleem seotud sellega, et milline valdkond on. Et osa valdkondade jaoks on võimalik parema täpsuse saada ja mõningatest valdkondadest ei pruugi nii hästi välja tulla esialgu. Samas ei ole probleem ainult masinaõppe täpsusest, vaid ka andmete korjamises. Et kui firma ei korjanud piisavalt palju andmeid, kui need andmed ei ole representatiivsed, ehk nad on näiteks korjatud ühe olukorra jaoks, aga otsust oodatakse hoopis teise olukorra jaoks, siis jah, seal ei saa oodata midagi väga head. Nii, nüüd ka see, et kas on korjatud just vajalikud andmed. Et kui mingi osa andmed on tegelikult oluline otsuse võtmisel ja seda ei ole seal andmebaasis treenimiseks, siis jällegi ei saa mingit head tulemust oodata. Aga et siis iga protsess või nähtus, mille kohta andmed on olemas, et selles osas juba põhimõtteliselt oleks võimalik masinõppesüsteemi kasutada, mis nende andmete põhjal siis ennustaks tulemusi, eks, või teeks mingeid otsuseid. Et kas sa oskad mõned huvitavad näited tuua, kus näiteks tasuks kasutada masinõppesüsteem? Kõige rohkem tänapäeval kasutatakse finantsvaldkonnas. Nii väikestes ettevõtetes kui ka pankades, kui on vaja otsustada, kui maksejõuekas klient on, kui hästi ta maksab laenu tagasi, siis selles osas masinad oskavad väga palju aidata. Aga samas on ka väga palju teisi valdkondi, et meil on Taxify, mis kasutab ka masinaõpet, kuigi see masinaõpe on veidikene teissugune, aga siiski see on masinaõpe. Meil on robotid, postirobotid ja firmad, kus on vaja tegeleda kaubandusega, saavad kasutada masinaõppe selleks, et paremini tellida kaupa, et ei juhtuks nõnda, et näiteks mingi toidukaup on tellitud sellises mahus, et see pärast läheb prügikasti või on valitud vale assortiment, mis pärast tegelikult ei ole inimesele vajalik. Samuti näiteks kampaaniate ajal, et mis hinnaga tuleb kaupu näiteks müüa kampaaniate jooksul, et ettevõte või kaubanduskett saaks maksimaalse kasu, reklaam, et mis aasta ajal, mis pikkusega, mis kanalite kaudu, et seda kogu efektiivsust on võimalik prognoosida masinaõppe abil. Finantsvaldkond. Näiteks kui on vaja mingit rahalise väljaminekut planeerida, seal on nagu palju abi. Poliitikas on palju abi elektritootmises ja elektritootmises mitte ainult nii, et kui palju raha saab teenida sellega, vaid ka näiteks prognoosida tuulikute tööd, kasutades ilmaandmeid, siis tegelikult on võimalik ka prognoosida suurte elektrijaamade rikkeid, et paremini siis neid hooldada probleemide vältimiseks.
ma usun, et on veel valdkondi, aga see on siis see grupp, millest ma täna kindlasti tahtsin rääkida. Nii et kõiksugune optimeerimine, ka teatud otsuste tegemine andmete põhjal ja protsesside efektiivsemaks tegemine, aga noh, kindlasti masinad nüüd ikkagi kõik ei suuda, et kus on siis need valdkonnad, mida masinad siis masinõppesüsteemid tänapäeval teha ei oska ja tõenäoliselt ka lähitulevikus ei oska. Et no tegelikult kõik, mis on seotud loomingulise tööga, ei ole masinale eriti jõukohane, noh, vähemalt tänapäeval ja ma usun, et veel palju aega. Et on tehtud ka sellised katsed, et õpetati masinale väga palju tekste, küll ilukirjanduses, kui nagu teistes nagu kirjanduse valdkondades. Ja siis pandi, kirjutame mingid väikest esseed ja jah, mingid laused olid kokku pandud, aga see ei olnud üldse huvitav. Samuti filmi stsenaariumites olid õpetatud umbes 9 stsenaariumi täies mahus. Ja siis oodati, et masin suudab ka midagi kokku panna, kas mingi pisikese filmi stsenaariumi. Dialoogid olid ilusasti välja toodud, isegi nad olid seotud oma vahel, aga see oli väga igav. Tegelikult kunst, psühholoogia, tunnete maailm, kõik, mis on seotud inimlikkusega, ei ole ikka praegu masinale jõukohane ja ikkagi tükk aega. Ja võib-olla mitte kunagi ei ole jõukohane. Aga suured tänud siis selle väikese ülevaate eest ja nii, et kui teie näete oma töös või organisatsioonis kohti, kus on palju andmeid, mille põhjal võiks otsuseid teha, siis kindlasti uurige, kas masinõppe ja tehisintellektsüsteemid võiks olla seal abiks. Aitäh! Aitäh!